Ühesõnaga, kõigepealt tere ja tänan liitumast meie tänase seminariga. Mina olen Kai Eha ja olen Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuris täienduskoolituste kvaliteedi hindamise juht. Ja minuga on täna siin ka mõned kolleegid, aga kuna meid on siin väga-väga palju, siis võiksimegi kõigepealt teha kiire tutvustuse sellest, et kes kust asutusest on ja seejärel saame siis minna ka edasi väikese tutvustusega selle projekti osas Töötukassa esindaja Pille Heinla poolt ja siis hakkame meie koos kolleeg Irma Estraga teile tutvustama seminaril käsitlevaid teemasid, ehk siis, mis teid hindamisel ees ootab, kuidas see protsess täpselt välja näeb ja mis saab toimuma uuel poolaastal. Seega hakkame siit vaikselt pihta. Teen mõningaid märkmeid ka, et ma teaksin, kes meil said siin siis kohal olla. Ja võtame siit nimekirja kohe lahti. Nii, palun siis Aile. Ja tere, mina olen Aile Lehtse ja ma olen Folk Universiteet Estonia juhataja ja meie tegeleme keelekoolitusega. Aitäh. Nii, Alek, palun. Ja tere, olen Alek Aslov ja siis Ettevõtluskeskus OÜ juhataja. Nii, Amazoni kool, palun. Tere, olen Ella Rand, Amazoni kooli juht ja meie õpetame, kuidas Amazoni platvormil müüa. Aitäh. Siis on meil Dmitri Atlasnet. Tere, mu nimi on Dmitri, ma olen juhiabi Atlasnet keelte koolis, töötame Tallinnas ja pakume keelekursusi eesti keel, inglise keel ja muud. Aitäh, siis on meil Torpat koolitus. Tere, mina olen Signe Laigu ja esindan siin praegu Torpat koolitust, pakume ettevõtluskoolitusi äriplaani koostamisega. Aitäh. Siis on meil Elena Erm. Ja, tervist, mina esindan Akkersoni OÜ-d ja meie pakume koolitusi sotsiaalvaldkonnas. Nii, aitäh, siis on meil Ene. Tere, kui mina olen Seene, siis ma olen Generum erakoolist. Generum erakool on väike, aga staažikas ja me oleme nüüdseks keeltekool ainult. Tegelesime ka giidiõppega, aga turg ei ja nii edasi. Nii, palun Kalina. Kõne hetkel. Kalina räägib telefoniga praegu. Aha, siis Kerli, palun. Tervist, mina olen Kerli ja esindan siin ettevõtet Green Clean OÜ, kes siis pakub töötervishoiu ja tööohutuskoolitusi. Väga hea. Nii, aga Kalina on vist nüüd kõne lõpetanud. Palun kiire tutvustus. Ida-Virumaa koolitus, keeleõppe, lastekool ja siis kutseväljaõppe. Funktsionaalne. Suurepärane, siis palun Heli. Tere, mina olen Heli Tammsalu ja sihtasutusest Pärnu Vabahariduskeskus. Meie koolis on siis 2 suunda, on muusikaosakonnad ja võõrkeelte osakonnad. Õpetame 11-12 erinevat võõrkeelt. Aitäh. Väga tore. Nii, siis palun Hille Kruus.
mulle tundub, et ma pean Hillet tutvustama, sest ta ütles, et ta millegipärast ei saa oma mikrit tööle, aga Hille on ka Folk Universiteetet, nii et koolitusspetsialist meie juures. Väga hea. Nii, siis palun Indrek. Ja tervist, ettevõtluskeskus OÜ programmijuht olen siis mina. Aitäh. Siis on meil Ivar. Tervist, mina olen Ivar Ait, OÜ Keerup ja sotsiaalvaldkonna koolitused. Väga hea, jätkame siit kohe Jana. Ja tere ka minu poolt, mina olen siis Jana Kaškova ja olen siis Paprika tervisliku turunduse kooli juhataja ja meie tegeleme siis eelkõige turunduskoolitustega ja ettevõtluskoolitustega. Aitäh! Väga tore. Siis on järgmiseks Julia. Tere hommikust kõikidele. Ma esitan siin Luvi osaühingu Luvi ja meie tegevusala on sotsiaal- ja haridusvaldkonna koolitused. Suurepärane. Siis on meil Kaja. Tere! Mina esindan täiskasvanute koolitusasutust, täiskasvanute keeltekooli brändi nime all Kajavai koolitus ja me tegeleme keeleõppe ja ainult keeleõppega oleme tegutsenud ligi 15 aastat. Aitäh! Aitäh! See on Karoliina. Ja tere minu poolt, et mina tulen Jaka koolitusest, et olen koolitusjuht ja meie tegeleme ettevõtlus- ja äriplaanide koostamiskoolitustega ja ka psühholoogiliste nõustamisteenustega. Väga tore. Kati, palun. Tere, mina esindan koolituskeskust Luvi täna ja nagu Julia ütles, sotsiaalvaldkonna koolitused. Aitäh. Järgmiseks palun Kerli. Ja tere, mina olen Kerli, olen koolituskeskusest Luvi ja olen koolitusjuht. Et juba sai öeldud, et sotsiaal- ja haridusvaldkond koolitame. Ja nüüd K-ga Kerli, palun ka. Kui praegu on hõivatud, siis Kristiina, palun. Tere, kui see Tere. olen mina. Tere. E-development ja turunduse valdkonna koolitused, olen koolituse juht. Väga meeldiv. Siis järgmiseks on meil Laura. Ja tere, mina esindan reitingut, olen Laura Seeman ja koolitus- ja nõustamisteenuste juht ja pakume erinevaid täiendkoolitusi seinast seinani. Väga hea. Siis on Lea. Nii, Lea vist hetkel ei ole kuuldel, siis Lii, palun. Tere, mina olen Lii Leedu Multilingua keelekeskusest ja pakume võõrkeeleõpet ja ka täienduskoolitusi haridustöötajatele. Suurepärane. Malle, palun. Tere, sealt samast asutusest kus Liigi. Malle Nei minu nimi ja olen Multilingua keelekeskuse juhataja. Suurepärane. Nii, jätkame Mihkel. Ja tervist, esindan ettevõtet Aurora Development ja tegeleme IT-koolitustega. Suurepärane.
Edasi on Olga. Kui Olga praegu ei võta sõna, siis jätkame Svetlanaga. Tere, mina olen Svetlana ja mina esindan Maagde koolituskeskust ja meie tegeleme keeleõppega. Nii, siis on meil Piret. Piret, me ei kuule sind. Siis võib kiirelt lihtsalt siia vestlusesse ka kirja panna, kui mikrofoniga on probleem. Nii, siis on meil Tatjana. Tere, olen Tarkuskeelte Kooli juhataja ja tegeleme keelekoolitustega. Aitäh. Aitäh. Siis on Tiina. Ei tea nüüd, milline Tiina. Tiina on täitsa üks Tiina. Mina olen siis Leoski tööõiguse abi OÜ, Leoski koolitus ja meil on ka väga erinevad valdkonnad. No, põhiline ikka ettevõtlus, karjäärinõustamine, koolitajate koolitus, töötervishoid ja nii edasi. Selge, aitäh. Siis on Ulvi. Tere. Mina olen Võru linnast ja pisikesest keeltekoolist nimega Reeder keeltekool. Aitäh. Siis on meil jäänud veel Valeria. Tere, mina olen Reiting koolituskeskuse koolitusjuht. Aitäh. Ja siis on meil Vaike. Ja tere, mina olen siis koolituskeskusest IDEE ja tänaseks päevaks jäänud järgi sotsiaalvaldkond. Selge, aitäh. Siis on meil Ülle. 2 Üllet on, nii et võtame järjest Ülle Mugu, palun. Tere, mina olen Ülle Mugu ja personaliekspert osaühingust ning meie viime täiskasvanute tööalaseid täienduskoolitusi läbi erinevatel teemadel. Aitäh. Ja siis on meil veel üks Ülle. Tere, mina olen Ülle Käär ja projektiekspert ja eelkõige ettevõtlus- ja arvutikoolitused ja natuke midagi muud ka. Aitäh. Aitäh. Nii, siia on vist vahepeal veel inimesi lisandunud ka. Aga ma annaksin hetkel sõnajärje veel minu kolleegidele, et meil on siin täna Irma Estra ja ka Hillar Baumann. Irma, palun. Ja, tere hommikust minu poolt ka. Suur rõõm teid kõiki siin näha. Mina olen Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuris täienduskoolituste hindamiskoordinaator. Räägin teile täna edaspidi natukene pikemalt sellest protsessist, mida see teile tähendab, mida see nii-öelda ootus on, miks seda tehakse ja kuidas seda tehakse, et siis praegu kõik. Ja Hillar, palun. Ja tere, mina olen Hillar, mina olen HAKAS, olen hindamisjuht tegelikult kõrghariduse valdkonnas, aga olen üsna palju koordineerinud ka täienduskoolituse hindamisi ja jätkan sellega sügisel ka. Suurepärane ja nüüd ma annan kiirelt sõna ka meie Töötukassa partnerile Pille Hiinlale. Palun. Aitäh. Mul on väga hea meel, et siin on nii palju osalejaid ja huvilisi, et see hindamine kõnetab teid väga. Miks me seda hindame ja miks see Töötukassa jaoks oluline on, sest et selles hindamise protsessis on Töötukassa nüüd kvaliteediagentuuri partner. Töötukassa jaoks on, meie ootus on, et need õppekavad, mida Töötukassa juba varasemalt
on palju rahastanud ja plaanib rahastada ka tulevikus suures mahus. Näiteks IKT valdkond, ettevõtlus, sotsiaalvaldkond, et nende koolituste kvaliteet oleks tagatud ja kuidas siis me siis veendume, et see tagatud on, et see on nagu siis meie jaoks hästi suur küsimuse punkt. Et kui Töötukassa võimaldab nii töötutel kui ka alates 2017. aastast ka töötavatel inimestel saada koolituse toel oskusi, et tööturul siis kas jõuda tööturule või siis liikuda oma karjääris edasi, siis koolituskaart on üks viis, kuidas koolitusi võimaldada. Ma tulen kohe üks samm tagasi, sest ma vist ei tutvustanud ennast ka, et Töötukassas ma olen tööturukoolituse teenuse juht ja ma vastutan siis nii koolituskaardi kui ka tellitud koolituste eest. Aga praegu jah, antud juhul nüüd see hindamise projekt sisaldab siis ainult koolituskaardi partnerite korraldatavaid koolitusi. Ja kuidas siis nagu veenduda selles, et need koolitused, mida me avatud turult siis rahastame, et kuidas see koolitus kvaliteetne oleks. Et meie jaoks määrab kvaliteeti see, et teenus või lubadus, mida koolitaja oma veebis avaldab ja reklaamib, vastab sellele, mida ta reaalselt ka läbi viib. Et see on näiteks üks selline oluline märksõna. Siis kindlasti kvaliteeti näitab ka täiskasvanute koolituse seaduse nõuete täitmine. Ja meie jaoks Töötukassana on ka hästi oluline see, et klient koolituse, mille ta valib, see annab talle siis ka töötamiseks vajalikud oskused, et mida ta siis nagu kõrvaldama on läinud. Ja kokkuvõttes on Töötukassa jaoks rahastajana hästi oluline see kindlustunne ja kinnitus, et riigi raha on otstarbekalt ja eesmärgipäraselt kasutatud. Et see kvaliteedi hindamine, mida nüüd kvaliteediagentuur teeb, on siis, annab meile selle kindluse ja miks on meie jaoks hästi oluline, et kõik need koolitajad, kes siis kutse osaleda saavad, need ka kindlasti seal ka osalevad. Lisaks sellele kvaliteedi hindamisele teeb Töötukassa ka ise tegevusi koolituste kvaliteedi parandamiseks. Näiteks 2 korda aastas me viime läbi rahulolu uuringu ja küsime klientidelt tagasisidet läbitud koolituste kvaliteedi kohta. Ja me ise jooksvalt reageerime ka rahastatavate koolituste tagasiside kohta. See tagasiside võib tulla nii klientidelt kui ka koolitajatelt. Et siis nende kaebustega tegeleme. Ja kindlasti siis jooksvalt me siis rahastatavate koolitusasutuste vastavust TAX-ile kontrollime. Kvaliteedi tagamiseks me teeme veel tihedat koostööd Haridus-Teadusministeeriumiga, kes siis teostab järelevalvet koolitusasutuste tegevuste üle ja teeme koostööd ka Tarbijakaitseametiga. Selline olukord tuleb päevakorda siis, kui klient, kes koolitusel osaleb või on osalenud, leiab siiski, et ta ei saanud seda, mida koolitaja talle algselt lubatud. Aga ma pean tunnistama ka, et õnneks on selliseid olukordi meil väga vähe tulnud, et selles mõttes suur tänu teile, head koolitajad. Aga kvaliteediagentuuriga teeb Töötukassa koostööd juba alates 2019. aastast, et me oleme teinud siis 2 eelnevat varasemat projekti ka siis selliselt, et kus kõigepealt HAKA hindas siis koolitajate veebilehtede vastavust TAX-ile. Ja tegelikult said koolitajad sellest hindamisest väga head tagasisidet, et tuvastati, et kus siis on sellised puudujäägid ja koolitajad said võimaluse need puudused kõrvaldada, nii et selles mõttes on hästi hea õppimise koht. Ja teine projekt siis, kus õppe kvaliteeti hinnati, oli täpselt samuti võimalus, kus siis koolitajad said siis
tähelepanekud, mis neil puudu ja täiendamist vajab ja said seda parandada. Ja praegune etapp on siis puhtalt siis hästi õppekava keskne. Ehk siis ei saa võrrelda nende varasematega ja nagu veel kord ütlen, et meie jaoks hästi oluline. Ja miks me veel oluline on, et tegelikult me ju teame ja millest on ka väga palju räägitud, et täiskasvanute koolituse seadust hakatakse ju uuendama ja see õigusakti sissekirjutamine, see kvaliteedi hindamine on ka tulemas, nii et tegelikult need koolitajad, kes selle juba läbivad, saavad nagu selle hea praktika juba nüüd kätte. Aga lühike ülevaade, aitäh teile. Ma lisan veel sedasama, et ühelt poolt see hea praktika, aga praegu see hindamine oma olemuselt annabki teile ju väga hea sisendi ja kõrvaltpilgu ekspertide poolt, et kas asjad on korras, mis vajab natukene täiendamist ja parandamist ja kuidas saaks veel paremini. Ehk siis see on selline natukene nagu toetav või päris palju toetav ja kindlasti ei peaks seda hindamist võtma kui mingisugust auditit, vaid eesmärk ongi anda sellist konstruktiivset tagasisidet sellest siis, kuidas te konkreetses õppekavarühmas oma õpet läbi viite. Aga tutvustus on nüüd enam-vähem meil vist tehtud ja nüüd lähekski edasi juba selle sisulisema poole peale. Irma, kas sa teed meile siis väikese slaidi esitluse ja jagaksid neid slaide. Nüüd, kui teil tekib küsimusi, siis neid on võimalik jooksvalt kirjutada kas siia vestlusesse või küsida siis ka seminari lõpupoole. Meil on kindlasti aega ka natukene selliseks aruteluks, kui teil peaks veel jääma üles erinevaid küsimusi. Ja kui on midagi väga-väga pakilist, siis võib ka tõsta käe ja küsida ka otse, aga juhul, kui me ei peaks märkama, et vestlusesse on mõni küsimus tulnud. Ja Irma, palun. Ja, ma tegelikult juba panin selle slaidi esitluse käima, ma loodan, et te kõik näete seda. Ja. Kui keegi ei näe, siis andke teada selles chatis. Mina seda nüüd kahjuks ei näe, aga Kaie siis hakkab seda chati jälgima, et kui sealt tuleb küsimusi või märkusi, siis saab neid jooksvalt lahendada. Et annan siis tõepoolest väikese ülevaate sellest, mis teid selle hindamise raames ees ootab. Siin tegi Pille juba otsa lahti sellega, et ta natukene rääkis sellest varasemast hindamisest ka. Täna on siin meie seas hästi palju neid asutusi, ma vaatasin, kes on selles varasemas hindamises juba osalenud. Et võib-olla tõesti natukene rääkida, et mis nende kahe erinevus on. Erinevus põhiline on selles, et kui me lävendipõhises hindamises, ehk siis see oli see, mille esimene etapp koosnes sellest nii-öelda veebilehtede hindamisest ja teine etapp siis rohkem sisulisest hindamisest, et kui me seal vaatasime ikkagi rangelt seda, mis on seaduse nõuetest tulenevad asjad, mis peavad korras olema, siis see praegune hindamine, mis teid sügisel ees ootab, on natukene sisulisem. Me vaatame muidugi seda, mismoodi seaduse nõuded on täidetud, need nõuded ei ole kuhugi kadunud, nad on kriteeriumites jätkuvalt sees, aga me vaatame ka natukene sinna nende seaduse nõuete taha ja natukene sisulisemalt seda kvaliteedi poolt, et kuidas teie koolitustegevus siis välja näeb ja kuidas te siis täpselt toimetate. Teine suurem erinevus, mis on nüüd kahe hindamise vahel, on see, et kui lävendipõhine hindamine andis hinnangu justkui kogu asutuse tegevusele, et väga mitmed koolitusasutused kindlasti mäletavad, kuidas hindamiseks oli valitud väga erinevate valdkondade õppekavasid, siis kvaliteedi hindamine, mis nüüd sügisel ees ootab, keskendub ainult ühele õppekavarühmale, ehk siis tegelikult hinnangut ei anta mitte kogu asutusele, vaid antakse siis sellele asutusele ühe õppekavarühma õppe raames. Et need on vast võib-olla siis kõige suuremad erinevused nende kahe vahel. Muus osas on tegelikult kvaliteedi kriteeriumid, parimad praktikad on siis need, mis on
selle praeguse hindamise võib-olla siis. Jah. Nii. Aga minnes nüüd edasi selle hindamisprotsessi juurde, siis tegelikult see ei erine suuresti sellest, mis oli lävendipõhises hindamises. Mõningad erisused siin küll on. Asutuse jaoks on see hindamisprotsess päris pikk, kui vaadata sellest hetkest peale, millal hakata dokumente esitama ja koostama ja millal siis see lõplik otsus tuleb. Et täna te olete kõik tegelikult siin selles esimeses rohelises ruudus, ehk siis te osalete sellest hindamist tutvustaval seminaril. Need rohelised ruudud siin slaidil näitavadki seda, kus on rohkem nagu nii-öelda asutuse poolset panustamist. Kollased on need, millega tegeleb hindamiskomisjon ja roosad on siis need, mis on rohkem sellised hakkavastutuse poole pealt. Kui te nüüd sellel hindamisseminaril olete ära olnud, te olete täna tegelikult saanud juba kõik selle kirja, et teid sügisel see hindamine ees ootab. Suve jooksul ilmselt saate te mingeid meeldetuletusi ka selles osas, et mis ajaks täpselt siis teie dokumente oodatakse. Erinevalt varasematest osalejatest on teil selles mõttes lihtsam või siis ka mitte. Ma ei tea, kuidas te seda ise näete. Et kui siiamaani on asutused, kelle hindamisega me oleme tegelenud, saanud oma eneseanalüüsi täitmiseks 21 päeva, siis teil on tegelikult aega selleks palju rohkem. Mida enam sügise poole teie asutus ja mida enam talve poole teie asutus hindamisse meie tööplaanis tuleb, seda pikem aeg on teil oma eneseanalüüsi täita. Selles mõttes on teil väga palju lihtsam, et ei pea nagu nii-öelda seda tööd, mis selle analüüsi täitmine endas kätkeb nii-öelda sellise lühema aja sisse paigutama, vaid te saate seda teha etapiviisiliselt ja nii, kuidas teile endale ajaliselt sobib. Niisugust aega, et nagu kõigile sobiks või et mis nagu asutusele oleks sobiv, sellist aega muidugi leida ei ole, et arusaadav sügis on väga nii-öelda töömahukas kõigile asutustele, sest et uus õppehooaeg hakkab, eks ole. No siis tulevad jõulud, siis tulevad vastlad. Et nii ta on. Asutusele me saadame siis nii-öelda kirja selle kohta, et me palume teil täita eneseanalüüsi vormi. See on Soho keskkonnas, sellest Kaie räägib täna pikemalt teile ja näitab ka seda keskkonda ja räägib, kuidas seda täita. Ja siis koos selle kirjaga te saate ka komisjoni nii-öelda ülevaate, et kes teile on siis hindamiskomisjoni meie poolt pakutud. Me palume teilt sellepoolset kinnitust, et teile see komisjon sobib või kui mingil põhjusel ei sobi, siis on meil aega ja vajadust seda komisjoni koosseisu üle vaadata ja leida võib-olla mõni sobivam ekspert. Samuti me saadame hindamise ajakava, ehk siis tegelikult lepime teiega juba eelnevalt kokku, millal see nii-öelda vestlusasutuse esindajatega peaks olema, sest et hindamine alati sisaldab meil ka ühe nii-öelda etapina vestlust asutuste esindajatega. Et siis saate ka varakult juba selle endale nii-öelda tööplaani panna, et millal see siis toimuda võiks. Kui te eneseanalüüsi olete meile ära saatnud, siis me edastame selle komisjonile. Komisjonil on aega siis hindamismaterjalidega tutvuda ja leppida siis kokku nii-öelda küsimused, mis võivad eneseanalüüsist ja muudest esitatud tõendusmaterjalidest tulenevalt tekkida. Asutuse intervjuul siis esitatakse need küsimused. Võib-olla räägitakse veel midagi juurde, kui sealt tekib mingisuguseid teemasid. Ja kui intervjuu on läbi, siis koostab komisjon hindamisaruande ja esitab selle asutusele siis selliseks esmaseks ülevaatuseks, kus te saate siis ka omalt poolt veel kontrollida, et kas kõik soovitused, mida komisjon teile teeb, selle käigus on teile arusaadavad või et seal ei ole mingeid faktivigu. Ja kui te ütlete, et aruandega on kõik korras, teil kommentaare ei ole, siis te saate sellise lõpliku versiooni aruandest. Kui te teete mingeid kommentaare aruandele, siis komisjon vaatab need üle, võimalusel korrigeerib aruannet ja saate siis selle lõpliku nii-öelda versiooni endale ja selle lõpliku versiooni me esitame siis ka täienduskoolituse hindamisnõukogule, kes koguneb meil iga 2 kuu tagant, ehk siis üle 1 kuu. Ja teeb siis selle nii-öelda lõpliku otsuse. Ja samamoodi siis esitame selle hindamise aruandega Töötukassale. Ajalisest raamist, siin on küll natukene veel jäänud
nendest eelmistest hindamistest, et tõepoolest teil on rohkem aega kui 21 päeva. Teil on aega terve suvi. Selle sama aja sees tõenäoliselt, kui Kaie teile nüüd need kirjad välja saadab, sest mulle tundub, et Kaie seda teeb, eks ju. Et siis ta ka ütleb teile, et mis ajaks me palume teilt seda kooskõlastamist komisjoni ja vestluse aja osas, et seal ilmselt tulevad ka mingisugused sellised ajalised erisused, et kuna te olete meil tööplaani paigutatud ära juba täna kuni talveni välja erinevate nii-öelda aegade jooksul, et siis need kirjad hakkavad teile tulema ka mitte kohe kõik korraga, vaid jooksvalt selles järjekorras, kuidas te meile sinna hindamise plaani olete sattunud. Ma korraks täpsustan seda, et kuna projekt peab meil olema detsembri lõpuks lõpetatud, ehk siis kõik hindamised peavad olema läbi viidud, siis see tähendab seda, et viimastele asutustele see protsessi alustamise kiri läheb juba oktoobris. Ehk siis päris sellisesse talve see enam ei jää, et talve jäävad ainult need aruannete vormistamised. Jaa. Ülejäänud nii-öelda aegadega siin siis praegu saate ise lugeda slaidilt, ma ei hakka neid teile ette lugema, kõik on ju kirjaoskajad inimesed. Et võib-olla ma räägin natukene rohkem sellest, et kuna me palume selles eneseanalüüsis teil analüüsida lähemalt ka õppekavasid, mis on välja valitud, siis ma võib-olla selgitan, kust see õppekavade valim tuleb. Et õppekavasid võib asutuse lõikes olla 1–3, praegune praktika on pigem seda, et on kuskil 2 õppekava. 3 ma mäletan väga harva, et oleks olnud. Üheks põhjuseks on ka see, et kuna me hindame ainult õppekava rühma keskselt, siis väga paljudes õppekava rühmades ei olegi võib-olla rohkem kui 1–2 õppekava võimalik luua, sellepärast et lihtsalt teema on niivõrd kitsas. Aga me lähtume õppekavade valimi teie veebilehel olevatest õppekavadest teeb HAKA ehk siis koordinaator ja hindamisjuht vaatavad siis teie veebilehel olevaid õppekavasid ja valivad sealt siis kindla õppekavarühma alla kuuluvad õppekavad, mida võiks lasta teil täpsemalt analüüsida ja mida siis komisjon hiljem ka põhjalikumalt hindab, valime välja. Et me lähtume nende õppekavade valimisel sellest, et nad oleksid võimalikult erinevad, ehk kui seal on suhteliselt sarnase sisuga või sarnase tasemega, kui meil on valikud teie veebilehelt, kui on seal rohkem kui mitu õppekava ühes õppekavarühmas, IT-s võib seda nii olla, eks ole, metallitöötlemises võib seda nii olla, võib-olla ka keeltekoolituses võib olla selliseid õppekavasid, mida on mitu tükki ühel tasemel veebilehel või sarnase sisuga, sarnase nii-öelda sihtrühmale suunatusega, et siis me püüame ikkagi leida selliseid õppekavasid, mis on oma sisult erinevad, oma mahult erinevad, ehk me võtame võib-olla mõne lühema, mõne pikema, kui seal on valida. Ja kindlasti võtame eelistatult neid õppekavasid, mille lõpus hinnatakse õppijatel ka seda õpiväljundite saavutatust. Et kui on sellised lühikoolitused või koolitused, kus õppija lihtsalt peab kohal käima, teemad ära kuulama, võib-olla mingis osas seal ka mingit iseseisvat tööd tegema, aga et kus õpiväljundite saavutatus lõpus ei hinnata, et siis pigem me neid õppekavasid ei vali. Õppekavarühma osas me lähtume sellest juhisest, mida meile on ette andnud Töötukassa, ehk et Töötukassa on teie asutuse puhul konkreetselt andnud meile ka ette, missugused õppekavarühmas ta soovib, et me teie asutust hindaksime. Ja see on see, millest me eelkõige lähtume, kui me neid õppekavasid valime. Et ma tean, siin Kaie on olnud mitmega teist juba vist kontaktis ka sellel teemal, et ette antud õppekavarühmast hetkel õpet ei paku, siis on alati võimalik nagu leida mingi lahendus sellele. Aga ja sookeskkonnas eneseanalüüsis siis nende valitud õppekavade kohta Kaie pärast näitab, millist analüüsi me teilt ootame. Ja rääkides juba sellest eneseanalüüsist, siis tegelikult see eneseanalüüs ei ole mitte ainult meie jaoks, ehk siis komisjoni jaoks hindamise aluseks olev dokument, et tegelikult on see teie enda jaoks eelkõige,
et selles on väga palju selliseid suuniseid, juhiseid, abistavaid küsimusi, vihjeid ja viiteid, mida tasub hästi tõsiselt võtta. Ehk siis tegelikult te saate kontrollida ise läbi selle eneseanalüüsi täitmise omaenda õppe kvaliteeti, tõenäoliselt leida sealt mingeid aspekte, millele te ei ole kas varem osanud tähelepanu pöörata või siis ei ole teadnud, et need on asjad, mida peaks ka nii-öelda üle vaatama, et teil on võimalik ka selle eneseanalüüsi täitmise käigus oma õppekavasid ja oma õppekorraldust parandada juba eelnevalt. Kui te märkate midagi, et see nii-öelda eneseanalüüs teilt nõuab, aga et teil ei ole sellele praegu siis nii-öelda midagi vastata veel või te ei ole selle peale mõelnud, et siis saate parandusi teha. Ja kindlasti nii palju, kui me nendest eelnevalt hinnatud asutuste tagasisidest ka oleme aru saanud, et asutused ongi üsna mitmel korral öelnud, et see eneseanalüüsi täitmine oli neile endale väga kasulik, kuna sundis nad korraks maha istuma ja oma tegevusele nii-öelda kõrvalpilguga otsa vaatama. Et arusaadavalt iga päev, kui te koolitate, siis see on teie selline igapäevarutiin, kus paljud asjad toimuvad nii-öelda automaatpiloodi peal või juba niimoodi, et kogu aeg on nii olnud ja et kuni ei ole nagu vajadust muuta, siis võib-olla ka ei peaks midagi muutma. Aga et kui kõrvalt vaadata korraks enda tegevusele otsa, siis mõnikord leidub seal kohti, kus oma tegevust kas efektiivistada või muuta või parendada. Et see on kindlasti selle eneseanalüüsi üks eesmärk, mida kindlasti soovitan teil ka ära kasutada. Lisaks sellele eneseanalüüsile lähtub komisjon oma hinnangu andmises loomulikult nendest õppekavadest, mille me laeme alla teie veebilehelt siis üks päev pärast seda, kui te olete esitanud eneseanalüüsi. See tähendab seda, et kuni sinnamaani on teil võimalik oma õppekavasid veebilehel ka muuta ja parendada. Kõik muudatused, mis te teete peale seda päeva, neid siis komisjon praegu hindamises ei arvesta, sellepärast et muidu lihtsalt me jääksimegi neid uusi versioone ootama ja alla laadima, et see ei ole nagu komisjoni töö efektiivsuse mõttes eriti mõistlik. Selles eneseanalüüsis on teil võimalik lisada juurde igasuguseid muid tõendusmaterjale. Seal võib olla fotosid õppekeskkonnast, seal võib olla mingeid sisedokumente, seal võib olla koolitajate CV-sid, väga erinevaid materjale on sinna juurde võimalik lisada, et ka need on kindlasti asjad, mida komisjon hindamisel arvestab ja kus ta lisainfot saab. Siis teie veebilehel olev info ja dokumendid, et me kindlasti vaatame nende kriteeriumite jooksul ka natukene seda, kuidas teie veebileht välja näeb. Ehk siis tegelikult, kuigi praegu see hindamine sellist veebilehe eraldi hindamist ette ei näe, siis ühe kriteeriumi sees me kindlasti nagu vaatame natuke ka seda, et kui hästi on need õppekavad ja kogu see materjal õppija seisukohast teie veebilehel presenteeritud, kas see info, mida te seal esitlete, on asja ja ajakohane või on seal tegemist näiteks mingisuguste selliste vananenud koolituste reklaamidega ja võib-olla siis erinevates kohtades sama info erineva sisuga kajastamises, mis tõenäoliselt on mingid näpukad võib-olla, mis on jäänud kahe silma vahele, aga et siis komisjon vaatab põgusalt ka teie veebilehel olevat infot ja olukorda. Aga siis muidugi ka need tavapärased dokumendid nagu kvaliteedi tagamise alused, õppekorralduse alused, see, kuidas veebilehel on seadusest tulenev info nii-öelda presenteeritud koolitajate kvalifikatsioonikirjeldused näiteks, et neid ka kindlasti vaadatakse. Siis siin on küll kirjas vestluse salvestus, me tegelikult reeglina neid vestlusi ei salvesta, ehk siis neid intervjuusid asutustega, välja arvatud mõned üksikjuhtumid, kus me ise palume salvestada. Ehk siis need on juhtumid, kus tegemist on venekeelse asutusega ja kus intervjuu võib toimuda vene keeles. Ehk siis selleks, et komisjoni liikmed, kes võib-olla kõik ei pruugi vene keelt osata, et oleks aega tõlkida seda, mida vastatakse ja et oleks aega nii-öelda süveneda sellesse, mida vastatakse, et siis me tavaliselt palume venekeelsetel vestlustel intervjuud salvestada. Samuti siis, kui mingil põhjusel näiteks komisjoni liikmetest keegi ei saa kohal osaleda vestlusel, sest komisjonid on meil väikesed, seal on 2 liiget, üldjuhul harvem 3.
et kui ikkagi nagu 2 komisjoni liikmest 1 ei saa osaleda, et siis me ka palume seda vestlust salvestada, et temal oleks samamoodi võimalik seda siis järele kuulata. Ja 3. variant on see, kui siis asutus ise mingil põhjusel palub, et ta tahab seda vestlust salvestada ja seda salvestust pärast kasutada, et siis see võib ka kõne alla tulla. Aga siis peab see nagu nii-öelda põhjendatud olema, et miks seda vestluse salvestust siis vajalikuks peetakse. Ja siis lisaks kõikidele nendele dokumentidele, mida asutus esitab, me vaatame ka selliseid dokumente, mis selle õppega või õppekavaga väljastpoolt seotud on, ehk siis erinevaid juhendmaterjale, kutsestandardeid, kui on õppekava seotud kutsestandardiga või on näiteks kutseeksamiks ettevalmistav, siis väga paljud, ma tean, et metallivaldkonna õppekavad on seotud ka nende EBS ISO standarditega, kui seal on mingisugused näiteks kvalifikatsioonieksamiteks ettevalmistavad, siis on erinevad seadused ja määrused, mis kindlasti puudutavad eelkõige sotsiaalivaldkonna koolitusi, aga ka näiteks tööohutust. Et me vaatame ka nendele otsa ja loomulikult siis analüüsime nende õppekavade vastavust ka nendele dokumentidele. Hinnang kujuneb niimoodi, et meil on 4 hindamisvaldkonda kogu selles aruandes. On õppekava arendus, ehk siis me vaatame selle all otsa sellele, et kuidas õppekavasid arendatakse ja kuidas need õppekavad, mida me oleme välja valinud, kuidas need õppekavad oma sisult ja kvaliteedilt on. Siis on õppimine ja õpetamine, ehk siis me vaatame otsa, kuidas hinnatakse, kuidas see õppe välja näeb, mis metoodikaid kasutatakse, kuidas õppijad motiveeritakse. Ja siis on hindamisvaldkond koolitajad, kus me vaatame otsa koolitajate kvalifikatsioonile ja on hindamisvaldkond ressursid, ehk siis see, missuguses keskkonnas õpet läbi viiakse ja kuidas see tagab nii-öelda parimad võimalused õppijale õpiväljundeid saavutada. Iga hindamisvaldkond saab komisjonilt nii-öelda sellise hinnangu, põhjendatud hinnangu. Seal ühe hindamisvaldkonna all võib olla mitu erinevat kriteeriumit, mida me täpsemalt analüüsime ja siis hindamisvaldkonna hinnang tervikuna tuleb siis nagu koondina nendest erinevatest kriteeriumitest. Hinnang võib olla 3-sugune, võib olla selline, et hindamisvaldkonnas loetakse kõik nõuded täidetuks, ehk et tegelikult ei ole siis asutusel ühtegi nii-öelda probleemi või puudujääki või on mingid väga väikesed probleemid või puudujäägid, mis hindamisvaldkonna tervikkvaliteedile otseselt mõju ei avalda, et siis on hinnanguks nõuded on täidetud. Võib olla ka variandina, et nõuded on põhiosas täidetud, ehk siis hindamiskomisjon on leidnud, et üldjuhul on kõik korras suures plaanis, aga et on mingisugused sellised puudujäägid või parenduskohad, mida kindlasti asutus peaks silmas pidama ja korda tegema. Aga põhiosas ikkagi leitakse, et asjad on korras. Ja siis on 3. variant, kus komisjon leiab, et hindamisvaldkonna kriteeriumi nõuded ei ole täidetud, ehk et siis on komisjon leidnud ikkagi nagu tõsiseid puudujääke, mis oluliselt mõjutavad ka õppekvaliteeti selles valdkonnas. Ja siis nendele asutustele, kellel kõik nõuded on täidetud, on tõenäoline, mitte tõenäoline, et tegelikult nii ongi, et hindamisnõukogu vaatab need aruanded üle ja kui ta sellise aruandega siis nii-öelda toimetab, siis sellele asutusele on võimalik välja anda kvaliteedimärgis selles hindamisvaldkonnas. Võimalik on anda kvaliteedimärgis välja ka asutustele, kellel on esialgu mõni kriteerium, ütleme 1 kriteerium 4 on märgitud põhiosas täidetuna, aga hindamisnõukogu saab siin ma täpsustan, et kvaliteedimärgi väljaandmisel kindlasti on eelnõudeks see, et kõik 4 valdkonna on saanud nõuded on täidetud, aga juhul, kui mõnes nendes valdkonnas on välja toodud mõni parendusvaldkond, ehk siis mõni probleem on ikkagi leitud, siis sellisel juhul võib hindamisnõukogu anda võimaluse asutusele see puudujääk
ära parandada ettenähtud aja jooksul, enamasti on see siis kuu aega on antud võimalus, enamasti on tegemist siis tehnilise probleemiga, et näiteks on õppemahtude väljakirjutamises mingi probleem või noh, mingi selline lihtsasti parandatav puudus ja sellisel juhul siis on hindamisnõukogul kaalutlusotsus, et kas anda võimalus siis see puudus likvideerida ja selle järgselt anda siis välja ka kvaliteedimärk. No vot, näed, selline täpsustus siis. Väga hea. Ühesõnaga, kui on vähemalt üks 4 hindamisvaldkonnast saanud hindeks nõue on põhiosas täidetud ja ükski neist ülejäänud valdkondadest ei ole siis negatiivne, vaid ülejäänud on positiivsed, siis on ikkagi asutus läbinud selle hindamise positiivselt või kui ka kõik 4 kriteeriumi on või siis seda nii-öelda hindamisvaldkonda on põhiosas täidetud ja ükski ei ole kirjas, et kriteeriumid ei ole täidetud, et siis on ka positiivselt läbinud. Nii, see läks nüüd natukene segaseks, aga põhimõtteliselt ma usun, et te saite aru, mis ma mõtlesin. Siin on ka see kirjas. Ja. Kuna hindamisnõukogu koguneb meil teatud perioodi jooksul, siis see lõplik hinnang kasutusele võib tulla päris pika aja pärast seda, kui tegelikult see lõplik hindamisaruanne on asutusele juba HAKA poolt saadetud. Üksikutel juhtudel võib ka komisjon saada selle aruande hindamisnõukogu käest tagasi mingiteks täpsustavateks töödeks, et siis kindlasti võetakse asutusega ühendust ja öeldakse, et komisjon peab veel mõningaid asju selles aruandes täpsustama. Ja siis saadetakse asutusele siis nii-öelda täpsustatud lõplik hindamisaruanne. Et selliseid üksikjuhtumeid meil on siin olnud, kus hindamisnõukogu on pidanud vajalikuks aruande saata komisjonile tagasi. Kaie võib-olla oskab siin mõne näite tuua, et mis sellisel juhul võib selleks põhjuseks olla. Siin võib olla väga erinevaid põhjuseid. Hindamisnõukogu üks paljudest funktsioonidest on ka see, et vaadata, et asutustele samades õppekavarühmades on antud võrdväärseid hinnanguid ja kui on näiteks muidu oleksid kõik need hindamisvaldkonnad saanud, et nõuded on täidetud ja on üks parandusvaldkond leitud, mis on tõesti selline väike tehniline probleem ja üks komisjon on otsustanud panna siis valdkonna hinnanguks, et nõuded on põhiosas täidetud, samas teine on pannud, et kõik nõuded on täidetud, et just selle ühtluse tagamiseks ja just seesama kaalumise koht, et kui oluline on see puudus kogu valdkonna lõikes, et see osakaal just, et sellest tulenevalt siis on olnud vajadus kas siis tõsta või langetada seda valdkonna hinnangut. Ehk siis hindamisnõukogu on meil selline filter, mis kindlasti, kuna ta kõik need aruanded läbi vaatab, siis tegeleb ka sellise lõpliku tasandamisega, et kõik aruanded oleksid oma nii-öelda ranguses või leebuses võrdsed. Et me püüame seda ka ise siin jälgida koordinaatoritena, kes me ju erinevaid asutusi hindamises koordineerime, et esmalt teeb selle filtri nii-öelda koordinaator oma silmaga, aga kuna neid asutusi on väga palju, hinnanguid on väga palju ja komisjonid on ka erinevad oma nii-öelda põhjalikkuses ja suhtumistes mõningatesse asjadesse, et siis alati ei õnnestu ka koordinaatoril võib-olla seda päris ühtlast taset hoida, et selleks on siis see hindamisnõukogu filter ka veel peal, et kõikidele asutustele saaksid võrdsete nii-öelda hinnangutega aruanded välja. Ja ma mõtlen, kas on nüüd veel midagi, mida ma peaksin teile rääkima seoses hindamisnõukoguga. Me saadame peale hindamist asutustele koheselt ka selle lõpliku aruande versiooniga ka tagasiside küsimustiku. Et seda me palume teil täita, sest et see on väga oluline sisend meie jaoks, et seda aruande koostamise nii-öelda protsessi ja ka seda teiepoolset nii-öelda panustamist parendada.
Meile on tulnud täna juba üsna palju erinevaid sisendeid asutuste poolt, mida me oleme ka arvesse võtnud. Ja üks parendusvaldkond on seesama seminar täna, kus me oleme selle teinud oluliselt varem kui varasemalt. Samamoodi see info eneseanalüüsi sisu kohta on teile juba mai alguses saadetud enamikele. Et teil on oluliselt pikem ettevalmistusaeg ja sellega me loodame, et te ise jõuate paremini selleks protsessiks ette valmistuda ja sellest tulenevalt siis ka hilisemaid takerdumisi kogu selles hindamise jadas ei tule. Et see on üks väga konkreetne ettepanek, mis meile tehti ja seda me oleme ka arvesse võtnud. Jah. Et tagasiside on meie jaoks hästi oluline ja me kindlasti väga tõsiselt suhtume nendesse ettepanekutesse, mis tulevad ja suurema osa nendest ettepanekutest oleme ka täna tegelikult ellu viinud või siis ellu viimas, kui need vähegi võimalikud on. Et ja minu poolt praegu kõik, ma tõesti mõtlen, et kas midagi jäi nüüd rääkimata. Ei ole kindel. Kui nüüd midagi on veel, siis ma arvan, et äkki saab ka küsimustega need probleemid lahendada. Et seda infot on väga palju, ma saan aru teile ka praegu nii-öelda edasi andmiseks ja võib-olla siis vastuvõtmiseks, et kes saab pärast neid slaide lugeda võib-olla uuesti, siis tuleb mingeid mõtteid ja küsimusi juurde. Alati saab neid küsida siis ka meie koordinaatorid ehk minu ja Kaie käest ja ka Hillari käest ja meie kolleegide käest juurde, et olge hästi julged kirjutama meile, kui on mingeid küsimusi. Aga jah, praegu kasutage võimalust, et kui ja paar küsimust on tulnud ka vestluses, ma olen neile vastanud, ehk siis jah, kvaliteedimärgi saamise võimalus tekib ainult sellisel juhul, kui kõik hindamisvaldkonnad on saanud hinnanguks, nõuded on täidetud. Ja hindamine on positiivselt läbitud siis, kui mitte ükski valdkond ei ole saanud hinnanguks, et nõuded ei ole täidetud. Ehk siis võivad olla kõik, et nõuded on põhiosas täidetud, teil on endiselt positiivselt läbitud, aga jah, kvaliteedimärgi saamise võimalus tekib ainult sellisel juhul, kui kõik valdkonnad on saanud hinnanguks, et nõuded on täidetud. Nii, aga nüüd see osa, mida Irma siin ka mitmed korrad mainis, ehk siis eneseanalüüs on meie jaoks hästi oluline alus selleks, et aru saada, mis teie asutuses toimub ja kuidas teil need protsessid on juhitud, sest ainuüksi veebilehe vaatamisest või õppekavadele pilgu heitmisest me tegelikult ei saa seda informatsiooni, kuidas teil on erinevad arendustegevused ja omavaheline koostöö tagatud ja see tulekski teil kajastada eneseanalüüsis. Nagu Irma mainis, et väga paljud asutused on tagasisides maininud, et see eneseanalüüsi täitmine andis neile sisendit erinevate muudatuste tegemiseks ja kindlasti te ei pea nende muudatustega ootama hindamise lõpuni, vaid te saate need kohe sisse viia selle eneseanalüüsi täitmise käigus, sest õppekavad ja erinevad need tõendmaterjalid siis laetakse alla teie veebilehelt päev pärast seda, kui te olete eneseanalüüsi esitanud. Ehk siis selle ajani on teil võimalik igasuguseid muudatusi teha. Olgu selleks siis õppekavade uuendamised, mingite täiendavate dokumentide lisamised, võib-olla avastate, et veebilehel on mingid asjad kuidagi ebaloogilised või raskesti leitavad või koolitajate info ei ole piisavalt täpne. Et seda kõike te saate täiendada enne seda, kui te meile eneseanalüüsi ära esitate ja sellega tegelikult lihtsustate kogu seda hindamisprotsessi. Nüüd ma jagan teiega siis seda eneseanalüüsi keskkonda, sest kirjaga me saatsime teile selle PDF-versiooni. Ja sellest PDF-versioonist te midagi veel täita ei saa. Küll, aga siis, kui teie jaoks see hindamisprotsess algab, saate te lingi Soho keskkonda.
Ja kuigi te saate nüüd juba praegu hakata seda eneseanalüüsi küsimustele vastama kuskile oma dokumenti, ja siis pärast saate hakata lisama seda infot siis konkreetselt siia ankeeti, et see lihtsustab teie edasist tööd. Pluss see, kui te esialgu teete oma dokumendis tööd, te saate sinna võib-olla lihtsamini kaasata ka teisi inimesi oma asutustest. Et kui teil on ikkagi olemas eraldi inimene, kes tegeleb õppekavade arendamisega või teil on koolitus, kus on kaasatud väga mitmed koolitajad, siis kindlasti tasub võimalikult palju ka neid kaasata kogu sellesse protsessi. Kui te nüüd vaatate seda eneseanalüüsi keskkonda, siis siin tundub, et see on tohutu pikk jada. Miks ta on nii pikk, on tegelikult see, et siin on hästi palju selgitavat teksti, erinevaid põhjendusi, viiteid, enesekontrolli küsimusi ja kõike muud. Ja ma soovitan sellesse rahulikult süveneda. Siin kirjeldatakse ära kõik hindamiskriteeriumid. Siin on viited erinevatele juhendmaterjalidele ja ka seadustele, millele selle hindamise käigus peamiselt tuginetakse. Ehk siis kogu see protsess on siin tegelikult päris põhjalikult lahti kirjutatud. Ja selle keskkonna kasutamisel on teil tegelikult võimalus sellesama lingiga, mis te saate siit keskkonnast tagasi pöörduda oma ankeedi juurde, aga selleks te peate siis oma personaalse lingi ka salvestama. Ehk siis, kui te vajutate siit salvesta nuppu, tuleb teile selline aken, kus te saate selle lingi kas endale emaili peale saata või lihtsalt kopeerida endale siis kuskile töölauale või kuhu te sobilikuks peate ja siis selle konkreetse lingiga, mis teile siit antakse, saate te oma ankeedi juurde tagasi. Kui te lähete selle lingiga, mis me teile esmases kirjas saadame, siis te satute kogu aeg sinna puhtale lehele nii-öelda, seega selle lingi salvestamine on üsna oluline etapp. Ja siin on ka terve hulk soovitusi eneseanalüüsi koostamiseks, ehk siis tutvuge nende kriteeriumite juures olevate suunistega, sest need suunised annavad teile natukene sellise teeraja ette, mida siis kajastada ja millises võtmes siis seda informatsiooni meile jagada. Ja kindlasti vaadake üle siis, et oleksid täidetud ka täienduskoolituse standard ja täiskasvanud koolituse seaduse nõuded ning panustage ka vastuste põhjalikkusesse, et oluline ei ole see, et väga palju teksti siia tekiks, küll aga on oluline, et me saaksime teie käest selle sisu kätte, et mida te ikkagi täpsemalt teete ja kuidas teil on töö korraldatud, sest asjad, mis teie jaoks võivad tunduda äärmiselt loogilised, et ei pea vajalikuks seda siia kirja panna. Näiteks see, et kui toimub uue õppekava loomine, et siis te kaasate kõik koolitajad, keda te planeerite seal õppekavas kasutada, te olete kaasanud sinna näiteks mingid tööandjad, tuginete OSKA raportitel ja nii edasi, et kui te seda selliselt kirja ei pane, siis komisjon ei eelda midagi, vaid tugineb faktilistele teadmistele ehk sellised aspektid tasub kindlasti põhjalikult kirja panna. Ja tooge ka hästi konkreetseid näiteid, et kui on teil küsimus selle kohta, et kuidas te olete arvestanud õppijate tagasisidet, siis siin pannes lause, et jah, arvestame küll, see tegelikult ei näita meile väga paljut. Kui te aga näiteks toote näiteid, et oli ettepanek pikendada koolitust ja sellele tuginevalt lisasite näiteks koolituse mahule terve ühe õppepäeva, siis see on juba selline konkreetne näide. Ja kindlasti enne seda, kui te eneseanalüüsi ära saadate, vaadake, et kas see aruanne ikkagi päriselt selle õppekava sisu, ülesehitust ja komponente siis ka kajastab. Ja algab see siis sellise formaalse täitmisega, kus te lisategi oma asutuse nime. Siia panete peamise eneseanalüüsi täitja nime
ja kes ta asutuses on. Siin otseselt selle koha peal ei ole seda võimalust, et näidata, keda te kaasasite, aga seda saab siis ka näiteks vestlusel mainida, et kes veel olid osalised selles eneseanalüüsi täitmises. Ja see, et te olete nõus sellega, et me kasutame hindamise tarbeks neid materjale, et kuhugi mujale me neid ei saada, et need on puhtalt teie asutuse õppekava rühma kvaliteedi hindamise jaoks kasutusel. Ja siit ta enne teid edasi ei lase, kui te selle linnukese olete meelega pannud, sest vastasel juhul me ei saaks seda eneseanalüüsi kasutada. Ja siin siis ongi üks-üheselt välja toodud kõik need hindamiskriteeriumid, mille põhjal hindamine toimub. Nagu mainitud, need jagunevad 4 hindamisvaldkonda. Esimese all on siis 2 kriteeriumit, teise all on meil siin 4 kriteeriumit ja siis koolitajate ressursside all kummalgi siis 1 kriteerium. Ja jälle on siin sellised meenutused, et veenduge, et kõik õppekavad on päriselt ka üleval ja sellises versioonis, nagu te neid päriselt kasutate. Sest meil on olnud juhtumeid, kus veebilehel on näiteks vananenud õppekava, kui õppija registreerub, siis talle saadetakse mingi uuendatud versioon ja meile näiteks eneseanalüüsi juurde on lingitud hoopis mingi 3. versioon. Et kindlasti jälgige, et teil kõik need oleksid ajakohased, mis on teil veebilehel üleval. Siis vaadake üle, et need põhikomponendid, mis seadusest tulevad, oleksid kindlasti ka kirjas, et on olemas õppe kogumaht, õpiväljundid, kirjeldatud on õppe sisu, õpingute alustamise tingimused ja lõpetamise tingimused ja milline dokument siis ka väljastatakse. Et siin on siis ka viited erinevate juhendmaterjalidele, et ühelt poolt see õppekava koostamise juhendmaterjal nii eesti kui vene keeles ja seesama täienduskoolituse standard tuleks ka põhjalikult üle vaadata. Ja kui eelmisel lehel oli hästi lühidalt lihtsalt, mis on kriteeriumi pealkiri, siis siin on välja toodud ka suunised. Ja lisaks suunistele on siin ka toetavad küsimused. Ehk siis vaadake üle, kas teie esitatud eneseanalüüsist tulevad vastused nendele küsimustele välja. See ei tähenda, et te peate selle otseselt ette võtma sellise checklistina, et vastate üks-ühele nendele küsimustele, küll aga need aitavad siis tähelepanu pöörata olulistele aspektidele. Ja oma analüüsi saate te kirjutada siia lahtrisse. See tundub esialgu väga väike, aga see siit nurgast läheb suuremaks, samamoodi läheb see ka automaatselt teksti lisamisel suuremaks. Ja te saate iga kriteeriumi juurde lisada ka tõendusmaterjali failidena, ehk siis kuni 5 faili. Soovitav on näiteks PDF-formaat või kui teil on fotod, siis mingi fotoformaat, et iga kriteeriumi juures on siis 5 faili lisamise võimalus. Siia ei pea tingimata lisama, aga kui teil on näiteks tehtud mingi õppekava arendamise analüüs ja te tahate näidata, et vot tuginesime sellisele dokumendile, siis kindlasti võib selle siia lisada. Või kui teil on mingid konkreetsed alusdokumendid olemas, mida avalikult veebilehel teil kuvatud ei ole, et selliseid asju võib siia kindlasti lisada, aga pange siis tähele, et need esitatavad lisamaterjalid oleksid ikkagi asjakohased ja läheksid selle kriteeriumiga kokku. Ja niimoodi on siin siis kõik need kriteeriumid välja toodud, aga hästi olulisel kohal on nüüd seesama teine kriteerium, kus siis õppekava erinevad osad peavad moodustama sidusa terviku. Selle juures me palume teil täita põhjaliku tabeli. Kõigepealt te kirjutate selle õppekava, mille kohta te konkreetse analüüsi teete. See tuleb teile meie teavituskirjast, et millised õppekavad me valisime hindamisse. Siis te lisate siia ka lingi, kus kohas veebilehel teil see õppekava üleval on. Ja siia tuleb siis hakata tegema analüüsi. Kuna üks väga oluline komponent õppekavade juures on õpiväljund, siis see analüüs on õpiväljundi põhine. Ehk kui teie õppekavas on näiteks välja toodud 5 õpiväljundit, siis te saate endale siit luua 5 lahtrit.
ja kirjutate siis iga õpiväljundi eraldi. Esimene õpiväljund, teine õpiväljund ja nii edasi. Ja siin järgmises veerus te saate siis kirjutada, et millises õppekava teemas, moodulis, kas iseseisvas töös või praktilises töös seda õpiväljundit saavutatakse. Ja siin võib ka olla väga mitu komponenti, et kui teil on selline laiapõhjaline õpiväljund, siis see võibki kajastuda väga mitmes teie koolituse teemas. Ja siia kolmandasse veergu te peate lisama selle konkreetse õpiväljundi puhul, et kas ja kuidas siis hinnatakse, et õppija on selle õpiväljundi saavutanud. Ehk siis kui on tegemist näiteks mingi praktilise komponendiga ja siin näiteks käsitletakse, et teooriaõppes selles ja selles teemas käsitletakse ja praktilises õppes siis praktika käigus ja hindamist kontrollitakse siis sellest, et näiteks praktikajuhendaja annab kirjaliku hinnangu või tagasiside selle õpiväljundi saavutatuse kohta. Et siin siis tuleb iga õpiväljundi puhul selline üsna põhjalik analüüs teha. See on tõenäoliselt ka üks mahukamaid komponente, mida te selle eneseanalüüsi käigus teete. Ja seda enam, kui neid õpiväljundeid on mahukamate koolituste puhul ka rohkem, et siis 20 õpiväljundi puhul on see juba üsna põhjalik töö. Ja kuna tavaliselt me võtame 2 õppekava, siis siin on koht ka teisele õppekavale sellesama informatsiooni lisamiseks. Nüüd siit edasi minnes siis on teile ka kontrollküsimused, eks ole, et kas õppekava õpiväljundid on selgelt seotud õppesisuga ja et kas need on arusaadavad, mis need oskused ja teadmised on, mida saavutatakse. Vaadake siis kindlasti need kontrollküsimused ka iga komponendi puhul üle. Ja samas vaimus läheb see siis edasi, kuni on kõik 8 kriteeriumitel käsitletud. Ja siin siis saate lõpuks otsustada, et kas te vaatate üle ja see vaate üle nupp võimaldab teile endale ka selle vormi alla laadida. Või siis esitate selle ära, siis see vorm tuleb meile automaatse saadetisena ja meile tuleb selle kohta ka teavitus, et see saabus ja peale selle saabumist siis järgmisel tööpäeval me saame alla laadida ka õppekavad teie veebilehelt. Et see on siis see SOHO. Ja, kas ma võiksin natukene anda teile selliseid praktilisi näpunäiteid selle SOHO puhul veel juurde, millest võib-olla Kaia praegu ei rääkinud, aga mis teile elu kindlasti lihtsamaks teevad. Et üks asi on see, et kui Kaia ütles, et nende suunavate küsimuste ja suuniste jälgimine on pigem soovituslik, siis mina ütlen, et teie elu on palju lihtsam, kui te võtate need abistavad küsimused sealt kriteeriumite eest ette ja tõesti vaatate, et te olete nendele küsimustele vastused kirja pannud sellesse analüüsi. Sellepärast, et elu on näidanud, et kui see nii ei ole, siis komisjon küsib seda teie käest niikuinii. Et selles mõttes tehke oma elu ise lihtsamaks ja vaadake neid suunavaid küsimusi ja neid suuniseid ja need on need asjad, mille kohta komisjon kindlasti tahab saada siis vastust. Teine asi, mis on kindlasti teile praktilises mõttes hästi kasulik, on see, et kui te hakkate seda aruannet täitma, siis mitu inimest korraga seda aruannet täita ei saa. Kahjuks ei ole ta selline, nagu näiteks on kusagil SharePointis või Google Drive'is dokumendi täitmine, kus mitu inimest korraga võib sees olla. Et kui te mitmekesi seda dokumenti olete otsustanud täita, et koolitajad oma osa ja õppejuht võib olla oma osa, et siis leppige kokku, kes seda täidab ja kes siis selle nii-öelda parasjagu lahtise dokumendina avab ja toimetab, et vastasel juhul see, mida keegi teine seal kirjutab, ei pruugi salvestuda. Salvestuse koha pealt see, et kuna tegemist on sellise keskkonnaga, mis ei ole Hakale endale kuuluv keskkond, vaid me oleme selle ka nii-öelda endale sisse ostnud, siis väga paljud sellised tehnilised lahendused ja asjad ei sõltu meist ja on juhtunud ka selliseid apsakaid, kus asutus ütleb, et ta on kirjutanud pika teksti ära siia otse sisse sellesse dokumenti ja see lihtsalt kaob ära. Et vältimaks niisuguseid asju, kus tekst võib lihtsalt ära kaduda, siis me soovitame kindlasti selle teksti enne kirjutada valmis omal näiteks Wordi versioonis ja siis selle kopida siia sisse, et siis jääb teil see Wordi versioon ka alles, aga
ütlen jälle ära, et kui te selles tekstis teete erinevaid nii-öelda liigendusi või bolde või kursiive või allajoonimisi või selliseid muid asju, siis kogu see kujundus kaob tegelikult selles Soho vormistuses ära. Et Soho vormistuses tuleb tekst ainult selline plain tekst, seal ei ole võimalik mingeid erinevaid nii-öelda esile tõstmisi ega selliseid asju kahjuks teha. Et jah, midagi oli veel, mis ma tahtsin öelda. Ei tule praegu ette. Üldiselt on see, et kui te seda täidate ja teil tekivad küsimused, siis ühelt poolt on selle Soho keskkonna kasutamise jaoks teil olemas ka juhendav video, aga teil on alati võimalik pöörduda ka koordinaatori või hindamisjuhi poole, ehk siis see isik, kes teile selle teavituskirja saadab, et nüüd hakkab see hindamine teie jaoks päriselt pihta ja et 3 nädala jooksul on vaja ära esitada eneseanalüüs. Jah, see video oligi tegelikult see, mis mul meelest läks, aga mida ma tahtsin ka kindlasti öelda, et koos selle kirjaga, kus teile see eneseanalüüsi link siis saadetakse, seal on ka link YouTube'i väikesele lühikesele videole, kus siis tegelikult korraks räägitakse veel üle, kuidas seda Soho keskkonda täita, et eriti rõhume sellele õppekavade täitmise ja analüüsi punktile, kus tõepoolest me väga ootame, et iga õpiväljund oleks eraldi rea peal, seal plussikesega annab neid ridu teha, miinusega annab ära kustutada ja tõesti, et iga õpiväljundi seda nii-öelda paiknemist selles õppekavas, et millise teema all teda käsitletakse või kuidas teda siis selles õppekavas nii-öelda õppijatele edasi antakse, et need oleksid siis välja toodud. Ja. Et me oleme saatnud päris mitmeid analüüse tagasi, kus koolitaja on ikkagi pannud nagu kõik ühte ritta, ehk et kõik õpiväljundid ühte ritta, järgmisesse sellesse nii-öelda keskmisesse lahtrisse kõik need teemad, isegi kui nad on nii-öelda numbritega eest ära jaotatud, siis me ikkagi palume selle tehniliselt korda teha, et see on selline eraldi palve teile. Palun ärge pange sinna, et millises teemas käsitletakse, et kombo. Me oleme selliseid ka saanud, et pange ikka hästi konkreetselt, et millises teemas selle õpiväljundi komponente ikkagi käsitletakse. Et see annab päriselt seda sisendit, et kui sidus see õppekava omavahel on. Ja hindamise osas samamoodi, et kui teil on mitu hindamismeetodit kasutusel selle koolituse lõpus, ehk seal võib olla test, praktiline töö, veel midagi, siis palun pange sinna ka kirja, et millise meetodiga konkreetselt siis seda õpiväljundi saavutatust hinnatakse, et ei ole mõtet ka copy-paste ida panna kõikidesse lahtritesse täpselt üks sama tekst, siis tegelikult komisjonil selle infoga midagi peale hakata. Sest näiteks, kui on ütleme hooldustöötaja õppekava ja pannakse ainsaks hindamismeetodiks lõputest, aga selle analüüsi käigus selgub, et tegelikult osasid õpiväljundeid hinnatakse praktika käigus ja osad on neil tulevad eneseanalüüsist, et seal vaadake, et see, mis teil sinna tabelisse lõpuks kokku tuleb, kajastuks ka õppekavas. Ja vastupidi. Ehk siis see on natukene selline kontrollkoht teie enda jaoks ka, kui te näete, et niisugused asjad kokku ei kõlksu ja kusagil on midagi valesti. Et siis te saate ise ka vaadata üle, et kas teil on ikkagi nagu õppekavas asjakohased neid õpiväljundite hindamise meetodid, võib-olla te peaksite sinna midagi lisama, võib-olla midagi ära võtma, kui on selge, et õpiväljunti haaval hakkate analüüsima ja leiate, et teil on õppekavasse pandud mingid õpiväljundite hindamise meetodid, mida te tegelikult ei rakenda. Või siis vastupidi, et hindate mingeid õpiväljundeid meetodiga, mida teil ei ole õppekavas kirjas. Et siis see on see teie enda jaoks ka selline checkpoint, et te saate vaadata, kas teil on asjad nii-öelda korras. Jah. Ja teie jaoks on äärmiselt suur eelis veel, tulles nüüd siin üsna projekti lõpupoole hindamisse, see, et need samad hindamisnõukogude otsused, mis on varasemalt vastu võetud, on HAKA veebilehel kõigile kättesaadavad. Ja sealt te võite leida ka enda koolitusvaldkonnas siis asutusi, kes on hindamise läbinud selles õppekavarühmas, millest teie olete hindamisse, te näete, kuidas need hindamise aruanded tegelikult lõpuks välja näevad. Et see on selline väga suur eelis, mida ma soovitan ära kasutada, et käige heitke pilk peale. See kahjuks ei aita keeleõppeasutusi, sest keeleõppeasutused on meil alles uuest poolaastast esimest korda hindamises.
Aga aruandeid võite te sellegipoolest sirvida, sest väga palju komponente on ikkagi sellised üldpädevusi näitavad, et vaadake üle, et kuidas seal on need asjad kirja pandud. Ja lingi sellele, kus te neid aruandeid meie veebilehel nendele ligipääsete või kus te neid leiate, kindlasti me saame saata ka pärast tänast koolitus või seda infoseminari nii-öelda materjalidega koos, et usinemad saavad juba ise otsima minna, see on täienduskoolituste all seal õppekavarühma hindamine, hindamisnõukogu otsused ja aruanded, aga natuke laisematele saadame lingi, et saate siis otse minna. Päris esimeses kirjas oli tõenäoliselt ka see link olemas. Ja siin Hille on kommenteerinud, et keelekoolituses siiski arendatakse õpioskusi kõikide õppekava teemade raames, et absoluutselt ei vaidle vastu. Aga et kui teil on ikkagi näiteks seal keelekoolitus ka, teil on ju teemade kaupa käide läbi, eks ole, et siis saabki näiteks loetleda, et nende teemade all on see õpiväljund saavutatud. Et päris seda sõna kombo ei taha näha seal aruandes. Nii, kas on veel küsimusi? Kas teile praeguse seisuga on see protsess saanud nüüd natukene selgemaks? Mul on üks küsimus. Nii, palun. Selline, et kui ma sain õigesti aru, siis ma esitan seda eneseanalüüsi ja siis järgmine päev peale analüüsi esitamist tõmbate siis need õppekavad alla. Küsimus on selles, et kui ma pean täitma infot õppeväljundite saavutamise kohta, siis meil on ju erinevaid programme ja õppeväljundid on erinevad ja nii edasi. Kas te annate siis juba eelnevalt teada, mis õppekavad olete täpselt hindamiseks valinud, et ma teaksin, mida analüüsida, sest neid on palju ja nad on kõik erinevad. Just, see kiri, mis annab teile märku, et teie jaoks protsess algab, seal on teile esitatud need õppekavad, mida me hakkame hindama. Ehk siis see, mille kohta te analüüsi teete, see tulebki sealt kirjast, et me tõenäoliselt anname teile siis 1 või 2, äärmisel juhul 3, aga pigem mitte, anname need õppekavade nimed, mis me vaatasime teie veebilehelt, et me võtame need endale hindamisse. Siis me esitame teile ka hindamiskomisjoni info, ehk siis keda me oleme planeerinud teie õppeasutuse hindamisel kasutada. Seal on nende nimed ja väike lühikirjeldus nende pädevuste kogemustega ja teilt me siis palumegi ka kinnitust komisjoni koosseisule, et teil ei ole nende inimestega näiteks huvide konflikti ja et teile see komisjon sobib ja teile tuleb info ka selle sama ajakava täpsustusega, et millal on siis planeeritud, millisele nädalale on planeeritud näiteks hindamisvestlus ja see täpsem kuupäev läheb siis ka teie kooskõlastamisesse, et millal konkreetsel kuupäeval saab siis see hindamisvestlus toimuda. Kõik see täpne info tuleb teile selle teavituskirjaga, et teie jaoks protsess algab. Ja, ma korraks täpsustan Kaiet veel selles õppekavade osas, et lisaks sellele õppekava nimele või õppekavade nimele, mille me oleme valinud, me paneme sinna kirja juurde ka lingi sellele õppekavale, kust me selle teie veebilehelt võtsime. Et tihtipeale on nii, et mitme koolituse puhul on need nimetused sarnased ja võib tekkida küsimus, et mida me siis täpselt mõtlesime. Et me paneme sinna selle õppekava nimetuse juurde ka selle lingi. Et selles mõttes peaks olema teil lihtne neid õppekavasid siis tõesti identifitseerida, mida me oleme välja valinud. Nüüd teistpidi, ma mõtlen, et tihtipeale on, mitte tihtipeale, aga ütleme, on olnud juhuseid, kus tegelikult selle eneseanalüüsi käigus on koolitusasutus seda õppekava, mille me oleme välja valinud, juba nii palju muutnud, et teinekord on muutunud ka selle nimi. Ehk siis on nad konkretiseerinud nii oma õpiväljundeid kui ka ütleme siis võib-olla seda nime täpsustanud, et tegemist on küll sama õppekavaga, aga seal on tehtud nii palju muudatusi, et kui see nüüd meile tagasi tuleb, siis on väga keeruline nii-öelda aru saada, et mis õppekava see siis nüüd tegelikult üldse on, mida komisjon peaks hindama hakkama, sest et meie saatsime justkui ühe õppekava ja analüüsitud on justkui teist õppekava. Et siis peaks kindlasti koolitusasutus ka selgitama, et tegemist on nüüd selle sama õppekavaga, mida meie välja valisime ja analüüsida palusime
ja no selge on see, et need õppekavad peavad siis olema ikkagi sisu poolest ka samasugused, aga me peame olema lihtsalt, me peame aru saama, et tegemist on sama õppekavaga, et mitte nii, et koolitusasutus ise valis mingi teise õppekava välja ja saatis meile selle. Aga siis jah, tõesti, et neid muudatusi me näeme, et on seal tehtud, aga tegemist on sama õppekavaga. Et meil on siin olnud üks juhtum minu praktikas, kus ühest mahukast õppekavast tehti tegelikult 2 väiksemat õppekava juba selle suunisega, et kas see peaks nüüd kõik massiivselt koos ühes suures dokumendis olema. Ja siis oli tegelikult üsna suur segadus, et nagu mida siis tegelikult asutus meile nüüd hindamiseks esitab, kui meie palusime ühte õppekava ja tema on selle pooleks teinud 2. Et siis loomulikult me selgitame selle välja, me võtame asutusega ühendust ja küsime, et mis see siis nüüd on, aga kindlasti on lihtsam, kui asutus ise meile selgitab, et vot leidsime nii palju selliseid parendusmõtteid oma õppekavasse, et juhtus nüüd nii, et algul oli üks ja pärast on natukene teistsugune sama. Näed, et Kati peal selle peale kortsutab natuke kulmu. Et Kati on meil ka hindamisekspert, et selles mõttes on olnud selliseid juhtumeid küll, jah. Harva. Täpsustanud, et keeleõppes, eks ole, et kui õpiväljund on see, et oskab vestelda talle tuttavatele isiklikult huvipakkuvatel teemadel, siis jah, tõepoolest seda käsitletakse kõigis teemades. Et kuna keeleõppe hindamine on meie jaoks ka uus aspekt, siis meil toimuvad enne hindamisperioodi algust ka sisekoolitused nii koordinaatoritele kui ka nendele hindajatele. Et me saaksime siis võimalikult adekvaatselt seda natukene teistmoodi koolitust ka hinnatud. Siin on natukene jah, selliseid arutlemise kohti meil. Et me ei saa paraku kõikidele õppekavarühmadele päris selliseid ühtemoodi nõudeid panna. Aga läbi tasub mõelda sellegi poolest see õppekava analüüs. Nii, kas meil on veel küsimusi tekkinud? Jah, kindlasti on teil võimalus ka kirja teel saata oma küsimusi, kui need tekivad ja tõenäoliselt tekivad need küsimused päriselt siis, kui te hakkate seda eneseanalüüsi täitma. Et teile määratud koordinaator kindlasti väga hoolega jälgib, et kõigile teie küsimustele saab vastatud. Ja et see protsess oleks kõigi osapoolte jaoks võimalikult sujuv. Ja ma väga loodan, et te leiate selle protsessi käigus enda jaoks uusi teadmisi ja just see sama peeglisse vaatamise koht, et vaadata natukene teise pilguga oma tegemistele peale. Ja. Ütlen veel ka ära, et kui keegi tunneb, et ta tahab seda eneseanalüüsi juba hästi aktiivselt täita siin puhkuseperioodil rannaliival, et siis võib-olla see, võib juhtuda, et siis tegelikult, kui see teie koordinaator juhuslikult saadab teile vastu automaatteate, et tema sel hetkel ikkagi puhkab, siis ma arvan, et on mõistlik kas siis Kaiele või ka mulle saata see kiri uuesti küsimusega, et me kindlasti leiame kellegi, kes meil sel ajal on majas ja sellele küsimusele vastab, et ärge siis heituge, kui te esimesele kirjale saate teate, et inimene puhkab ja ei vasta teile enne kui augustikuus. Et ma tean, et Kaie kindlasti on siin suvel tööl ja mina ka aeg-ajalt vaatan oma meili, kuigi ma ilmselt ka võib-olla puhkan mingil ajal. Aga ühesõnaga, mobitage erinevaid inimesi, keegi kindlasti vastab teile. Esimestele asutustele lähevad kirjad välja meil 17. juulil. Ehk siis esimene ports asutusi saavad oma eneseanalüüsi Soho keskkonnas juba siis täitma hakata. Teised saavad selle esimeses kirjas saadud PDF-i põhjal hakata üldistele küsimustele vastama, sest õppekavade valimide saate ikkagi selle algatuskirjaga alles teada. Ehk siis see õppekava analüüs jääb teile selle 3 nädala sisse, aga muude komponentidega te tegelikult saate hakata juba tööle. Jah. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis endiselt mul on äärmiselt hea meel, et meil nii palju täna osalejaid oli. Kõik materjalid me saadame, ka selle salvestuse, et saate veel üle kuulata, kui midagi
tundub, et jäi segaseks ja nagu öeldud, siis nii mulle kui Irmale võib ka kirjutada täpsustuste küsimiseks. Nii et edukat hindamises osalemist kõigile. Ja minu poolt ka suur aitäh ja soovin teile mõnusat nädala lõppu. Aitäh, head aega! Head aega! Head aega! Head aega! Head aega!